Erol selline lõbus jalgpalliõhtu siin jalgpalliklubi Retroseltsis, et 17-0 tasemevahe oli täna liiga suur. Jah, et me enne mängu teadsime ka, et oleme neist klassi võrra kõrgemad ja et olime ainult platsi peal siin ennast vaja maksma panna, et nüüd 17 tuli, seda ei oleks nagu keegi osanud, aga muidu oli väga fun kõigil. Tõenäoliselt treeningud on ka ikkagi suurema koormusega meil. Ja muidugi, et nad ilmselt vist teevadki nädalaks korra saavad kokku. Et tasemevahe sai muidugi määrav siin kohe. Kuidas oma mänguga rahule jääd, et üle pika aja nüüd siin esinduse eest väljakul? Ja kuule, lust oli siin A. Le Coqil mängida ja et varem pole nagu vist 90 mänginudki, et 2 väravat isegi löödud ja pall oli kogu aeg meie käes, et väga lusti oli mängida. See aasta sinu jaoks kindlasti jällegi selline õppimise ja ootamise aasta, et mida sa sellest aastast võtad järgmisse hooaega kaasa? Noh, et treeningul vaja kõvasti juurde panna ja et siin ei olegi nüüd, et konkurents kogu aeg kasvab ja et on vaja ise mees olla ja õigel ajal mängida saada. Aga rong läheb, nii et laseme see ära. Aitäh sulle! Norbert, see karikamäng Retroga lõppes 17-0, et mida sellise skooriga mängust üldse kaasa võtta on? Palju väravad kindlasti, et selles mõttes meeskonnale sai nagu öeldud ka, et rünnakul mida teha, kus tempot hoida ja kus tempot tõsta, et selles mõttes ikkagi meil oli see oluline treening, et võtsime seda mängu selles mõttes tähtsalt ja nende ideedega, mida tahtsime täna näha, tegime ikka varasemalt tööd, nii et selles mängus oli kindlasti palju detaile, mis olid meie jaoks olulised. Kaua sa nägid, et see fookus nagu püsis või läks mingil hetkel natukene niimoodi ülemängimiseks? No jah, neid momente ikka oli, et kus natukene hakati võib-olla mitte enam efektiivselt mõtlema, vaid hakati triktama natukene, aga ei suures pildis ma ütleks nagu au ikkagi meestele, et terviklikult peeti mängupildis kinni ja mingid ka ohukohad poolel küsiti üle, et mis me nendega teeme, kui vastane ei jõua nagu tagasi jalutada sinna, et tead neid väga palju kõrgele, et kas me jätame ka nii palju mängeid alla siis, et niisuguseid häid küsimusi tuli küll ja tegime omad siis järeldused ja lahendused, nii et pigem meil nad ikkagi olid mängus küllaltki sees. Ka vastastel olid mõningad sellised helged hetked, need küll piirdusid kahjuks selliste huvitavate triblamistega, aga mida ütled selle kohta, et legendaarne Tarmo Rüütli siin kogu mängu platsil vastu pidas? No aun oli kõigile, ma arvan, et 9 minutit mängida, eks nende konditsioon mast ei olnud selline nagu mehi oma, aga kui nad ikka palli said, siis ei saa midagi halba öelda, et kaitses olime ikka mingites momentides ikkagi nagu lohakad, jalsime kergesti palli vallata, et selliseid nagu lihtolukordi küll tekitati, nii et selles osas ikkagi au vastasele, et täitsa huvitav neid vaata kohati, jah. Meie 3. väravaht Richard Aaland sai nüüd ka Florast ametliku debüüdi kirja, et täna küll suhteliselt külm oli tal vist seal väljakul, aga kuidas sa tema hooaega rahule jääd? No hooaega tal nagu siin ülal polegi väga olnud, et ta on nii palju vigastatud olnud, aga mul on hea meel see, et ta on saanud ennast korda, on saanud ennast ka korralikult tööle ja praegu seisus on väga tõsiselt tööd tegemas, nii et selles mõttes on ta ikkagi meil väga kindel väravaht olemas ja annab meile selle võrra ikkagi jõudu juurde. Ja lõpetuseks noor Erol Riiberg ka siin ennem ütles just, et tuleb järgmine aastal veel rohkem trennis end näidata ja konkurents Floras aina kasvab, et oled sa nõus sellega? Ja absoluutselt, et tahakski temalt ka seda, et ta võtaks rohkem vastutust enda peale ja sellist soovi ja tahet just ikkagi ise väljakule pääseda, et ega keegi kergesti mängu ajadõttu ju väljakule ei pane, et sa pead ikka selle aja endale välja teenima ja selles osas võib-olla ongi oluline, et tal nüüd kogu oma hoiakult juurde panna, et me teame, et temast kvaliteeti on, et nüüd on küsimus ainult sel, mil ta ise avaneb sellega, et tal tekib kindel tahe treeningutel ennast hakata tõestama ja endale see koht ikka välja võidelda. Aga jaksu igatahes juba laupäevaks, kui mängime Infonetiga. Richard, tänane mäng lõppes skooriga 17-0, et isegi jäähokis ei ole tihtilugu selliseid suuri skoore, et mitu korda sina seda palli täna katsuda said? No ütleme niimoodi, et ma näppude peal üles ei lugenud, aga mõned korrad sain. Et jah, kõige tõsisem tööpäev ei olnud, aga taga 0 ja tuleb rahul olla. Sellegi poolest debüüt nüüd ametlikus mängus Flora eest tehtud, et mida see päev sinule tegelikult niimoodi laiemalt tähendas? Eks ütleme niimoodi, et pikalt oli oodatud seda
ja tunne oli tõesti hea, et ühtlasi see oli mul esimene mäng ka siin A. Le Coq Arenal üleüldse, et varem ma polnud siin mänginud. Et ütleme niimoodi, et üks unistus sai jälle teoks. See aasta, ilmselt oled nõus, on olnud päris raske sinu jaoks, et milliseid väljakutseid oled pidanud sel aastal nagu ületama enda jaoks, et olla nüüd sellel joonel, kus sa praegu oled? Jah, ütleme niimoodi, et vigastustega olin siin hooaja esimeses pooles hädas ja kuna mul varem karjääri jooksul siis ei olnud midagi sellist ette tulnud, siis see oli nagu selline esmakordne katsumus minu jaoks. Ja võib ka öelda niimoodi, et üks vigastus tuli, sain sellest üle ja tuli järgmine. Et eks ta muidugi vaimselt oli raske ja sellest nagu välja tulemine võib öelda, et tagantjärgi mõeldes võttis mul natuke liiga kaua aega. Aga jah, oli hea õppetund ja selline uus läbi elatud etapp. Lõpetuseks 3 vooru jäänud nüüd selle suure unistuseni, et usud, et me oleme piisavalt hästi selleks valmis, et võtta see kõige kirkam medal ära? Ma usun, et me oleme selleks valmis, sest meeskonnas tõesti nagu sisekliima on hea ja meeskond hingab ühte, aga võtame mängu korraga ja anname endast parima. Markus, teist aastat järjest oled valitud fännide lemmikuks. Mida selline au sinu jaoks tähendab? Eks ta tähendab ikka väga palju, et hea on teada, et meie klubi ja mina fännidele meeldime ja see läheb väga, väga hinge ja võtan seda väga tõsiselt ja tänan neid muidugi südamest. Mida see 5. sektor sulle kinkis täna? Pildi ja ühe lisaeseme veel, mille ma jätan hetkel enda teada. 3 mängu on meil hooaega veel järel. Matemaatiliselt piisab 4 punktist. Kõik need mängud on võõrsil. Meil on väga vaja seda 12. meest, et sinu sõnum lõpetuseks meie fännidele. Jah, et käes on hooaja otsustav faas, et need on väga vaja ja seda 12. meest sinna väljaku kõrvale, et see annab niisuguse mõnusa ja positiivse energia meeskonnale, et loodan, et need viimased võõrsil mängud suudavad nad väga suure kollektiivi kokku jääda ja äärekalt omadele kaasa elada, et see oleks tore. Aitüma sulle!